Lähtuvalt inimtüübist olen ma väga kehv tänaja, aga ma tõesti ikka üritan praegu anda endast parima, et aitäh, et te tulite. Seda kõik, mida ma suudan välja küsida. Ma vist sissejuhatuseks peaks paar sõna rääkima, et millest me üldse räägime. Ja siis mina panen oma suu kinni, sest mul on siin 2 väga tarka inimest, kes siis hakkavad minu asemel rääkima. Aga räägime me siis sellisest raamatust, kes me oleme. Ja see raamat on läbi Karupoeg Puhhi tegelaste sümbolite siis inimtüüpide maailma tundmaõppimine, piilumine sinna maailma, nendest inimtüüpidest arusaamine ja nende omapäraste kiiksudega siis tuttavaks saamine. Aga see raamat iseenesest sai alguse, ma pakun, et ma tuletasin meelde, aga ma täpselt ei mäleta, ma arvan, et aasta oli 2004, et ma tegelikult töötasin siis veel tähtsas pangas, kui ma esimese koolituse tegin siis isiksuse tüüpidest, kasutades Karupoeg Puhhi tegelasi. Ja üsna peagi aastal 2005 ma läksin siis pangast ka minema, sest mul hakkasid need Puhhid, Notsid, Jäänesed ja i-apid liiga palju meeldima, oluliselt rohkem kui tähtsad ja targad inimesed pangas. Ja siis tundus mulle, et ma pean natuke uurima seda teemat lähemalt, et ma hakkasin kirjutama magistritööd, ma läksin magistriõppesse psühholoogiasse ja hakkasin kirjutama siis magistritööd. Ehk et tõestada ära, et tõepoolest saab tõsiteaduslikku tüpoloogiat läbi sümbolite lahti mõtestada. Ja see oligi minu magistritöö ja sellega sai päris palju nalja, et mul oli Voldemar Kolga oli minu magistritöö juhendaja, et tervitame teda. Ja siis sain ma üsna peaga aru, et mu magistritöö on ikka nii tehne, et sellega ma nüüd kaitsmisel küll põrun. Ja siis ma tegin geniaalse käigu enda arust, aga ma tegin seda juba muidugi teist korda, ma olin ühe magistrikraadiga juba seda teinud. Ehk ma võtsin siis kõige hullema persooni endale teiseks juhendajaks ja see oli Ene Grauberg. Sest Ene Grauberg nagu põletas kõiki kaitsmisel julmalt. Ja siis ma läksin Ene juurde, ütlesin, et Ene, mina tahaks nüüd, et sina oleks minu juhendaja. Ja minu magistritöö kaitsmine nägi välja siis selline, et mina ei saanud vist ühtegi lauset öelda. Ma tõenäoliselt esimese lause, et aitäh, et te tulite. Ja pärast seda läks andmiseks õppejõududel, professoritel omavahel. Ühel pool oli professor Ene Grauberg ja teisel pool olid siis psühholoogid ja nemad siis andsid omavahel ja vaidlesid. Ehk ma selles mõttes olen Ene tänulik, et ta tõesti võttis hoopis teises stiilis kirjutatud magistritööd. Et see ei olnud ei uuring, ei küsitlus, ta oli tegelikult teksti analüüs, ta oli ühe raamatu Karupoeg Puhhi tegelaste siis analüüs, et viia vastavusse siis inimtüübid ja need tegelased. Et selles mõttes läks hästi. Aga ma läksin juba nii pikalt, ma lubasin 1 minuti rääkida. Niimoodi juhtub, vaata, Karl, me just rääkisite selle, kuidas mõned inimesed armastavad palju rääkida. Mina kaasa. Jaa, aga nüüd igatahes aastal 2010 siis ma kirjutasin esimese raamatu, kohe kui ma magistritöö kaitsesin ära ja siis umbes 16 aastat hiljem on siis nüüd teine raamat siin ja miks ma selle üldse kirjutasin, sellepärast, et alguses ta sai poest otsa ja kõik minu koolitustel osalejad, selle ajal ma olin juba oma endale tööandja ja kõik osalejad tahtsid ilusasti seda raamatut. Poest sai otsa, siis ma suunasin nad raamatukokku, siis said raamatukogust ka otsa. Et siis mul on kuri kahtlus, et keegi nendega seal vaikselt ära kõndis. Ja siis umbes siis viimased 10 aastat olen ma lubanud, et ma kirjutan. Ja siis ma eelmise aasta lõpus võtsin ette ja kellel ei pidanud luba küsima, otsustasin, et ma lähen nüüd Hispaaniasse, kus ajaks kirjutan raamatu valmis. Ja no mis te arvate, kas ma kirjutasin seal raamatut? Ei, loomulikult mitte, sellepärast, et mul olid väga põhjused. Näiteks üks päev paistis päike ja päike paistis ekraani sisse ja ma ei saanud kirjutada, et vara oli ka. Teine päev oli liiga jahe ja sõdas vihma. Et ma otsustasin,
otsustasin, et täna ei ole kirjutamise päev, siia otsa läks hoopis matkama. Ja niisama targalt, kui ma sealt Hispaaniast tagasi tulin ja siis kirjutasin 2 nädalaga raamatu ära, sest ma olin kirjastusele uuesti lubanud. Igal juhul jutt nüüd jutuks, raamat on siin teie ees ja nüüd ma rohkem ei räägi, nüüd ma hakkan teie käest küsima küsimusi. Ja ma tunnen neid mõlemaid, meil on siis Karl Multer, kes on meil, ma ikka ütlen ära, nagu ma asjast arvan. Karl on meil turunduskuru Eestis, üks vägevamaid. Ja siis Mare Polk, kes on üldse uus asi, nanopsühholoogia praktik. Nii, ja mina tunnen teid mõlemaid, no kas 30 aastat tuleb ära või? No, sinna lähedale, ja Maret ma tunnen, ma arvan, et paar aastat kauem kui Karli, ma arvan iseenesest, aga mõlemaid tunnen hästi kaua. Ja mõlemad on väga suure rolliga või väga tähtsad minu jaoks ja väga olulised minu jaoks, nii et no, aga ka selle raamatu kontekstis. Et ma ka mõlemad kirjutanud või olnud teistlugevad. Ja, nii, Karl. Kui mina sinule helistasin ja ütlesin, et kuule, et ma annan raamatu välja ja ma tahan nüüd kuulsaks saada, siis sellest ma võin teile ka rääkida, mis meil siis välja tuli sellest kõigest. Aga üks põhiküsimus oli see, et mis värvi ma kasutan raamatus. Ja meil oli valida roheline ja teine oli lilla. Nii, Karl ütles absoluutselt kohe, kindlalt roheline. Aga nüüd on lilla. No see esiteks ilmselt ütleb, kui palju see minust kui turundust. Aga eks see tegelikult olid ju taustal ka mõned teised motiivid, et just ka õnnestus praegu esimest korda seda raamatut nende käes hoida ja ma arvan, et sa ei teinud vaba valikut. Aitäh! Mare ütles, et muidu on hea, aga võiks olla vähe roosa, oli nii või? Jaa, lilla on parem, aga vähe see roosa. Miks see roosa parem on? Noh, ikka Aira on tegelikult esindab neid naisi, kes on ise teadjad ja ise tegijad ja siis see roosa nagu jätab sellise leplikuma mõju, kes ta tegelikult ei ole. Ei õnnestunud varjata minu põhiolemust mitte mingil moel. Aga pigem siin raamatu juurde. Mare, mis sina ütleksid selle raamatu kohta? Sa olid tekstlugeja, sa andsid mulle väga palju häid mõtteid. Te kujutate ette, tal oli peatükk, kus oli lihtsalt täis kirjutatud tõesta. No mis sa siis nüüd kokkuvõttes ütled? Et ma arvan, et Äripäev on meie kirjastustest üks absoluutselt parima tipud. Ja Äripäev on nii palju andnud välja häid raamatuid, et see praegu on üks järgmine erakordselt hea raamat. Ja näitab nii Airat kui Äripäeva heas kirjas. Nüüd, mis mina arvan, et millega on Aira hakkama saanud, et ta on näidanud, et praktika tegelikult on väärtuslikum kui akadeemiline teadmine. Et tegelikult kui need tüübid hakkavad elama ja inimesed saavad neid kasutada kokkulepetes, et nüüd sa käitud küll nagu notsu, aga nots on hoopis teises tähenduses. See ei ole see notsu, saate aru. Ja siis on inimesed selle võrra rõõmsamad töö, et neil on mängida ühte mängu, mis on lustig ja samal ajal ta õpetab, et ära sa sellele iiakile pressi peale neid ühisüritusi, ta tahab üksinda olla, laske tal olla. Et see raamat on täis häid seoseid praktilise elu juhtimiskogemuse ja mulle muidugi eriti meeldib see, et mis juhtub siis, kui juht on ühte tüüpi natuke kiiksuga ja alluv on teist tüüpi natuke kiiksuga. See on kõik lahti kirjutatud, mis siis juhtub,
ja kui inimesed loevad seda, siis nad loevad seda ära ja mõtlevad, ma tean, miks see juhtub. ja siis nad rahunevad maha ja siis nad ei karda ja siis neil on parem olla tegelikult. Nii et selles raamatus on palju praktilisi nõuandeid, kuidas inimese tundmise kaudu saab ise olla rahulikum ja tublim ja rõõmsam. See on see. Väga armas ja see lause oli, ma jällegi ei tsiteeri otseselt, aga mõte oli selles, toodud, see on sinu lause ja ma kasutan seda muidugi oma lause pähe, sest sa ütlesid, ma ei pea alati oletama. Aga see lause oli, või see mõte oli umbes selline, et see, kui sa õpid ära tundma erinevaid inimtüüpe ja saad aru, siis see lohutab. Mulle nii tohutult meeldib see vale sõna, see lohutab. Sa ei võta enam nagu isiklikuks või kuidagi valuliselt seda. Aitäh sulle selle tsitaadi eest, mis on nüüd minu tsitaat. Ma ütlen palun selles, mulle meeldib väga see kommentaator, kes alati ütleb palun. Mul on nii meeldib. Rainer Saks. Just! Rainer Saks. Palun. Jaa, nii arvas. Nii, Karl. Meie olime sinuga, töötasime pangas. Tõsi, sina küll mitu korrust kõrgemalt kui mina. See aasta oli siis, no ütleme, et ta oli 98, 2000, midagi sellist, eks. Kui palju sellest ajast on sinu jaoks nagu näiteks ka pangandusest, kui sa ei ole ammu lahkunud, mõned aastad tagasi, et kui palju nagu muutusid need inimtüübid? Ehk siis, kas tuli mingi uus seltskond asemele mingil hetkel või kuidas sulle tundub? Eks inimesed jäävad ju kõik lõpuks ikka samasuguseks. Mulle lihtsalt isiklikult tundub, et see juhtimistarkus, mis nendel aastatel, kui mina pangas olin, muutus seeläbi, et meil algaastatel halduvus ümbritseda ennast võimalike sarnaste inimestega nagu ise olime. Ehk et piltlikult öeldes me moodustasime oma management tiimi või olime management tiimi liige ja siis me olime väga sarnased. Ja siis oli kui mõnus tööd teha. Oli seda tundnud, vaat nüüd me oleme kõik ühe lainel ja saame kõigest ühtemoodi aru. Ja see arusaam, et tegelikult mitmekesisus, erinevad perspektiivid, erinevad taustad, mis iganes klassilised, kultuurilised, mis iganes tegelikult rikastavad seda tiimi. Aga omakorda sellise management tiimi kokkupanemine, see on oluliselt valulisem ja pikem protsess. Ehk et nii-öelda selline diversity hindamine tuli oluliselt rohkem au sisse. Ka tempo loomulikult teataval määral muutus. Alguses pidigi nagu tulistama ja ühe hooga ja ega see nagu kaeviku lahingus nii-öelda diplomaatilisi läbirääkimise pea, eks ole. Teine asi, mis ka kindlasti muutus, on see, mis on juhi roll. Et loomulikult erinevates kultuurides on ju väga erinev käsitlus sellest, mis juhi roll on ja see vana uuring, mida te võib-olla olete ka enne minusugust kuulnud, aga mis minul silmad väga avaseks, et lihtne küsimus, kas juht teab õiget vastust? Rootsi organisatsioon, kus siis mina kaua töötasin, vastus sellele küsimusele 7%, mis väga selgelt defineeris ära, mis on juhi roll Rootsi kultuuriruumis. See on nii-öelda kollektiivse tarkuse välja modereerimine. Nüüd ida poole me läksime, kuna meie ei olnud juhtimiskultuur nii-öelda tuli idakultuuris, siis juhi kõige parem töökoht oli esimene tööpäev. Siis ta ei olnud teinud mitte ühtegi viga. Ja sealt edasi siis nii-öelda, läks elu edasi ehk, et vastates nüüd küsimusele, siis ma arvan, et arusaam sellest, et mitmekesised tiimid tegelikult toovad lõppkokkuvõttes parema tulemuse ja see, mis on ühe hea juhi roll, kui tal on hea tiim, kus on palju erinevat kompetentsi, on ajas oluliselt muutunud. Vaat nüüd on küll hea teema edasi minna, sest et äkki see nüüd see Rootsi kultuur jällegi hakkab pisut pöörduma, et vähemalt mulle tundub panganduses nii. Aga hea küsida, varem ma küsingi kohe sinu käest, et kas juhtimiskultuur ja need inimtüübid, kes sinna meeskonda sobivad, kas nad on kuidagi seotud? Mis sa arvad? Kui ma nüüd õigesti aru sain, siis ma julge küsida uuesti, mida küsis, et täitsa napaka mille. Istub kohal aru saanud. Et siis, et ma vastaks niimoodi igaks juhuks, et juhid kujundavad suure osa organisatsiooni kultuurist, aga hea juht laseb sellel diversity
võimalikult palju iludada. Et ta nagu armastab nende inimeste eripära ja et kõik kiilsud on natukene armsad. Et see on muutunud, aga ma võin teile öelda ühe sellise üldistuse, mis ma just täna ausõna välja võtsin, et juhtimispsühholoogias algas buum sajandivahetusel ja täna, kui meil on 26. aasta, on väga paljud teemad on ennast juba nii-öelda sisse juurdunud. Meeskonnatöö, vastupanu muutustele ja mis on tulnud juurde ikkagi hoolimist juurde. Ei õnnestu veel väga hästi, teadurolek on kindlasti ühendab palju häid mõtteid, aga ma arvan, et hoolimine ja tänulikkus ja alandlikkus ja kõik see alles veel kujuneb. Et see ei ole täiesti tulnud. Kui ma võin korra sulle lihtsalt lisada, siis see on minu peast nagu 2 dimensiooni, üks on juhid ja teine on omanik. Ehk et sageli omaniku DNA defineerib selle, mis on esimese astme juhid, mis omakorda defineerib organisatsioonikultuuri. Minu kogemus omanike juhtidega on ka väga pikaajaline ja teate, mis seal kõige tavalisem teema on. Tavaline teema on niisugune, et juhtkond küsib omanikelt, mis on teie soovid, mis on see, mis te tahate. Ja siis omanikud ütlevad, et teie, me oleme selles palganud, et teie teadsite, mida me teeme. Ja siis need organisatsioonid, kus omanikud ja juhid mõlemad saavad mõnest asjast ühtmoodi aru, et need on vägevad organisatsioonid. Vaata, et see on nüüd teema, vist natuke lähme raamatust kaugemale, aga me lähe ka, teistpidi ei lähe ka. Et minu hüpotees on küll praegu nagu see, et erinevad ajajärgud organisatsioonis või ettevõtte arengus ja ka erinevad juhtimiskultuurid nagu tõmbavad ligi erinevaid inimtüüpe ja tõukavad erinevaid inimtüüpe. Ja siin see on jumala okei. Ja ma näiteks ei arva üldse seda, et näiteks kas või see sama, kus 1992. aastal pangandusse selgelt domineerisid kogu ärimaastikul tippjuhtidena ühed inimtüübid. Ja need lahkusid kõik peaaegu et 2000. alguses. Miks? Sellepärast, et Rootsi pangakultuur ei ole lihtsalt see, kus nemad tahtsid olla. Ja see on väga okei. Et minu arust ei ole küsimus sellest, kas üks juhtimiskultuur on parem kui teine või kuhu me liigume, vaid tähtis on aru saada, et kui ma nüüd teen sellise käigu ja hakkan arendama sellist kultuuri, siis ma automaatselt mingi osa inimesi lükkan välja organisatsioonist ja mingi osa tõmban sinna sisse. Ja vaat see on küll üks asi, mida ma selle raamatu kirjutamise käigus nagu aru sain, et see on väga selgelt seotud. Nii nagu on seotud amet ja inimtüübid. Sellest on Tartu Ülikooli, meie mõlemad väga hindame ja fänname seda Tartu Ülikooli geenivaramu uuringut, fisikseuuringut. See on tõesti asi, et 75 000 doonorit, siis geenidoonorit viidi vastavusse siis isiksomadustega. Vaadati, mis seotud seal on. Ja ka sealt on nüüd tulnud välja mitmeid huvitavaid töid, et üks on amet ja isiksomaduste seosed. Et see on nüüd selgelt ka teaduslikult tõestatud, et see on olemas. Ja Aira raamatus on väga tugev see osa, et mis seal teaduses kõige viimasel ajal on tehtud ja mis on need üldised, et mina arvan, et kui teie juures on psühholoogia magistrid, siis võtke raamat ja vaadake igasugus ära. Et seal on nagu mitu asja, mis on ebatüüpiline, mitte tüüpiline teadmine, seda ei teata. Jaa, aga ma ikkagi nüüd parem, mul on hea võimalus tunnest küsida, et professionaalina anna meile seda lühike ülevaade, mis on siis isiksuse psühholoogias kaasa arvatud siis inimese typologiseerimisel viimasel ajal nagu toimunud ja mis see trend on ja mis ta juurde on tulnud? No kõige viimane suur üllatus oli ikkagi Sandra Matsi Mind Masters, mis kui ma lugesin, mulle jättis isegi liiga tugeva mulje. Et ta näitab Cambridge ülikooli doktoritöö, ta näitab, et kui praegu inimesed on ekraanis, teevad oma valikuid, vaatavad kaamerasse, tooni, räägivad telefoniga, ükskõik kuidas, et siis need andmed, mis inimese kohta on võimalik kokku koguda kõige viimaste ütlevad
inimesele tema enda kohta rohkem, kui ta ise teab. et praegu on ainult puudu veel see subjektiivse seisundi kiired muutused, sest subjektiivse, sul on kellaajal, sa saad palju asju ja kõik, kes agente kasutavad, kellel on agent, et siis on juhtunud juba fantastilisi andmeid selle kohta, et nad teavad rohkem sinu enda kohta, kui sa ise tead. Ja siis see loomulikult meie illusioon, et ma ise tean saladusi ka, aga et salasud paraku on kahjuks seda nii palju nähtaval, et siin hakkab veel palju sellega hakkab veel palju välja saama, et ma ütleks niimoodi. Aga see Mindmasters on üks asi, aga teine asi, mis on minu tõeline suur rõõm. Täna just oli mul üks lastelastest oli mures oma akadeemilise testiga keskkooli minekuks ja siis kuulsime ennast ütlemas, kuula mind, sinu vanema on eluaeg testide vastu võidelnud ja kuna inimesed ja ütlesid talle kohe, et ükskõik mis see akadeemiline test sul ka ei ole, see näitab, mida sa oled hallitanud koolides suutnud oma hallitesse ajurattudesse pähe õppida, aga see ei ütle midagi su ettevõtlikkuse, su loovuse, su hilisemate juhtimiskompetentsi kohta, et vilista selle akadeemilise testi peale, ta läks küllaltki hästi. Ja ma siinkohal sobib väga hästi öelda, et ma olen mõnes mõttes kõikide lapsevanemate lohutus. Kui teil on lapsed, siis mina olen teie lohutus. Et mul oli viimases klassis, gümnaasiumi lõpuna, keskkooli lõpuklassis, mul oli teisel veerandi tunnistusel 6-2. Minul 6-2. Ei usu. Nii et kui teil on lastega mingisugused probleemid, siis mõelge Aira Tammemäe peale. Näed, kirjutas raamatu lõpuks. Ole nii hullu midagi. Ma tahtsin kommenteerida seda, mida Maren ütles ja just ka nagu turundusliku prisma läbi. Üks asi, mis on ikkagi minu jaoks isiklikult läinud väga ehmatavaks, on see, et kogu see metamaailm ja paremini, mis juhtub meie elus homme. Lihtsullustatiivse näite, et oli paari suhtes, kõik oli veel nagu enam-vähem, võib-olla natuke hakkas rõõma, aga hakkasid vaikselt tekkima lahutusadvokaadi nagu reklaamid. Ja siis kui mõtled, et kuidas see võimalik on, siis ma saan hästi aru ju, et see valim on miljardeid. Minu käitumine sotsiaalmeedias või minu partneri käitumine sotsiaalmeedias, võib-olla veedame natuke vähem aega koos, võib-olla chatid kellegiga natuke rohkem või piilud kellegi pilti või vastupidi. Aga see oht on nüüd see, et see on nagu kaardimoori juures käitleks. Ehk et kui kaardimoor ütleb, et natukese aja pärast sa kohtad oma elus ühte lahedalt 49 aastast pillidega mustade jõustega meest, eks ole, satud kohvikusse, näeb kaardimoor ütleb. Mis tähendab seda, ehk et nii-öelda see maailm, mis mind mingi määral hirmutab, on see, millest sa teise nurgalt rääkisid. Masin teab palju paremini juba kui meie, mis meie elus homme toimub. Ja see läbi määrab meie homset ette, sest et võib-olla me neid valikuid muidu ei teeks. Aga, sorry, et seal on üks oluline täiendus on see, et sa näiteks introvertsus, ekstravertsus, see sõltub sul situatsioonis, et see sama inimene on mingi situatsioonis 72% on introvertse reaktsiooniga ja läheb pool minutit mööda ja on ekstravertse reaktsiooniga. Et see on seal ka ikkagi põnev teadmine, palju see situatiivne kõik on. Ja võib-olla siin ongi tore öelda, et miks see raamat on nagu tore ka, ma arvan, et natuke tore, et ta ei vaata inimest ja sind ennast, et ta ei vaata kui objekti. Ehk see, mida me täna saame tegelikult siis metaandmetest kätte ja sellest massilisest just sellest detailide märkimisest kätte, see vaatab inimest kui objekti. Test vaatab inimest kui objekti. Ja isegi ma julgeks öelda, et sageli psühholoogia teadus vaatab inimest kui objekti. Aga ma teadlikult olen loobunud igasugustest testidest algusest peale, sest et minu jaoks on see etaloniga võrdlus ja see ei ole see, mida üldse nagu see raamat ka taotleb. Et mitte seda, et ilmtingimata sa saaksid aru, kes sa oled või selle kaudu hakkaksid kedagi kusagile lahterdama, vaid suurim väärtus on see analüüsiprotsess ise. See, et inimene tegeleb endaga ja oma suhetega.
see, et ta vaatleb inimesi ja noh, eriti tore siis, kui nad on ikka puhid, nüansid, jänesed ja hiiakid, mitte skisoidsed ja neurootilised isiksused, vaid nad on lihtsalt kõik nii toredad oma kiiksudega. muideks kiiks on ka sinu sõna, Mare, aga vaat selle ma varastasin juba ammu sinult. Ma arvan, et ma tahan toetada Aira seda suurt mõtet, et kõige kasulikum, mida inimene üldse enda jaoks saab teha, on saada endaga tuttavaks, kasutades kõikvõimalikke erinevaid vahendeid. Ja see, mis sa siis lõpuks iseenda kohta teada saad, see ongi kõige olulisem, mis inimese üldse elu jooksul on võimalik teha. Ja siin on nii palju lusti, et seal raamatul ikkagi tõsiseid asju on loomulikult, aga seal on nii lustik on see, kuidas keegi käitub nendest iiakitest ja igaüks saab ju teha oma iiaki ka. Just, ja Karl, mina pole sinu käest üldse küsinud, et kuidas sulle raamatut, kui sa lugesid, mis sa võtsid siit või oli üldse midagi võtta? Loomulikult oli ja viitsin ka, eks. Viisakusest, ma arvan. Viisakusest räägiksin. Minu raamatul oli, meil on pealkiri, kes me oleme. Ja sealt edasi, eks ole, kuidas meil oligi, kuidas mõista ja juhtida erinevaid inimsüüte. Aga me elame väga mina-keskses maailmas. Väga tegelikult, kes rohkem, kes vähemalt, aga elame tegelikult väga mina-keskses maailmas. Ehk et nii-öelda mina seda lugedes otsisin alguses, kes mina olen, eks ole, ja läbi selle siis hakkad suhestama muusse maailma. Ja kui me räägime seda raamatu turundusest, siis ütleme, kes me oleme, väga hea pealegi. Kes mina olen, on tegelikult see allhoogus, eks ole. Seetõttu, et miks me vaatame mingeid filme, miks mehed vaatavad sõjafilme ja miks naised vaatavad romantilisi komöödiaid. Tegelikult me läheme otsime iseennast, eks ole. Ja samamoodi seda raamatut lugema asudes ma läksin alguses otsima iseennast ja loomulikult siis see allhoogus on, et sa mõistad teisi, seetõttu, et maailm on ülimalt ja nii ka mina kestnud. Ja öelda nüüd ära rääkima selle jutu ka ikka, mis meil kohvikus juhtus. Ehk siis mina, Karl vanasõber mul, aga me viimasel ajal oleme rohkem kokku puutunud mitest raadiosaadete salvest ja nii edasi. Nii, ja siis mina, kui ma raamat olin valmis kirjutanud, siis mõtlesin, et ma pean nüüd midagi ette võtma, sotsiaalmeedias midagi tegema ja turundama edasi ja siis kirjutasin Karlile Karlile, tavai, tule kohvikusse. Tal on Kadriorus mingi kodukohvik, kus kõik asjad on tasuta. Mulle väga meeldis, sest ma läksin Karliga sinna kohtuma. Nii, ja siis Karl ütleb, et küsid minu käest, et mida sa tahad? Et kas sa tahad kuulsaks saada? Ma ütlesin, et ei, kuulsaks ei taha, aga no mingi tuntus, et keegi võiks osta ka seda raamatut ja siis Karl ütles, et tead, et see on nagu ülilihtne, et see kogu see skeem käib nii, et tuleb naine, naisterahvas, ma ei tea, mis see naistest niimoodi rääkisid, aga ma arvan, et meestega on sama lugu tegelikult. Aga Karl rääkis naisest, tuleb naisterahvas minu juurde, ütleb, et ta tahab saada kuulsaks. Väga hea, paneme asjad käima, see ei maksa ka midagi eriti, saab kuulsaks. Ja siis saab kuulsaks ja järgmine etapp on see, et sa põled läbi totaalselt. Sul tuleb depressioon. Ja siis sa ravid seda depressiooni tükk aega. Ehk siis ring oli siis see, et lähed Karli juurde, siis saad kuulsaks ja siis saad depressiooni diagnoosi endale. See ring käis. Ma siiski täiendan, see oli meelde, mis ma. See oli meelde, et alguses saad kuulsaks millegiga, näiteks sina saad raamatuga, siis sa räägid raamatust, siis see jutt saad nagu läbi ja siis järgmine jutt meedias on sellest, et sa oled üks värvijud vahetanud ja siis sa räägid sellest, et sa oled depressioonis ja siis me rohkem sust leest ei loe. See on see kõvega valmis. No vot, ja siis ma otsustasin, et ma ei taha depressiooni endale ja siis ma otsustasin, et ta on nagu on. Ja sotsiaalmeedias on mul endiselt natukene. Karl rääkis ju sellest, mis on moes, et meil on praegu ju väga moes enda erinevate hädade eksponeerimine. Ja see algas peale juba vähemalt 15 aastat tagasi, kui oli üks psühholoogide konverents ja siis seal ausõna, seal oli 5 esinejat ja nendest 4 juba ütles, oi, ma olen teate nii ärevda. Ja siis mõtlesin, et ta 4 juba ei oleks pidanud seda sama enam ütlema, eks ole, sest see oli lihtsalt juba naljakas. Aga meil on see moes, ma lihtsalt kommenteerisin, kus see depressioon on tulnud. Kuulge, aga me leppisime kokku nii, et mina küsin teie käest küsimusi ja siis saate teie minu käest küsimusi küsida.
leida, eks. aga nüüd me teeme nii, ma küsin ühe küsimuse, hästi olulise küsimuse ära. kui sa seda raamatut lugesid, Karl, kelle sa endas ära tundsid, kes sina inimlikult oled? seal mul läks natuke nagu lappes. ja kui see oleks nii lihtne, et ma olen igal pool, igas eluvaldkonnas üks nendest kirjeldatud karakteritest, siis see oleks lihtne. aga kui sa tõmbad laiali, et ma võin olla nagu tööelus täiesti üks, eraelus teine, autoroolis keegi kolmas, ehk et ta muutub väga kompleksseks. ja küsimus on, see on umbes sama asi, et kui me proovime ennast analüüsida ja mina pidi nagu analüüsida. sinul on must üks hinnang, meil on üks taust. sinul on minust üks hinnang, meil on üks taust. kellegiga teist siit me kohtume esimest korda, see on kolmas taust. lahkunud ema oleks must öelnud ka midagi ja poeg ütleb ka midagi. kui me selle nüüd kõik kokku paneme, siis sellist inimest ei ole olemas. ehk et see on üks selline omapärane nüanss veel, et see nii-öelda arvamuste summa, mis meie ümber on, paraku sellist inimest pole olemas. ja absoluutselt nõus, selle kohta mina ütlen koolitusele alati nii, et arvaku, mida nad tahavad. ainukene, kes päriselt sind tunneb, oled sina ise. ja see on ainus, mis loeb. sul on veel minna sinna pidi. jah, ma olen mitte minna. ma arvan, see ka, mida Karl rääkis, lugege kõik. Luigi Pirandello Üks ei ühtki 1000 tükki. see on nii vankas, nii lühike, ütleb, et sa ei ole kindel, kus sa päriselt oled või kes sa päriselt oled. et ma ei hakka nüüd, aga ma tahan öelda, et see tüüpide kaudu inimese käitumise kirjeldus on ikka väga tihti väga abistav, et sa nagu saad aru, et ta praegu ta käitub ikkagi päriselt nagu Otsu või nagu ta, et siis see seletus on see, mis teeb meile kergemaks. just, ja meeskonnas on see, näeb umbes nii välja, et kui keegi tuleb, nagu Hiiakil on omane see, et ta kipub olema selline skisoidne. ja ütleb ka mõnikord väga teravalt, et siis on nagu hea talle lihtsalt öelda vastu, et kuule, nüüd sa paned täiega Hiiakil. saad aru, mida teeb minu Otsu süda selle peale. ja ongi kohe tore, et sa saad anda sisulist, sügavat tagasisidet, ilma et sa läheksid nagu kuidagi, see kõik on natuke tore ja naljakas ka, eks. nii, parem, aga sinu käest ma küsin nagu sama küsimuse, sest mul on see mure, et ma arvan, et päris mitmel koolitusel, ma ei julge öelda, kas 10, aga kuskile sinna kanti. kui me ikka nagu analüüsime ja vaatame ja arutame ja siis äkki keegi küsib, et aga kes on isiksuse tüübilt Mare Pork minu käest? mis sa vastad siis? ei hakka kohe ise vastama. mina vastan nii, et selle Fritz Riemanni dimensionaalse tüpoloogiaga, Fritz Riemann on siis see psühhanalüütik, kelle teooria on seal nagu all ja mille peale on ehitatud siis need karukupi tegelased. et Fritz Riemann ütleb selle kohta nii, et kui sa, et tõenäoliselt Mare Pork on kõike, aga et see juhtub nagu kahel juhul, et esimene variant on see, et ei ole veel välja arenenud isiksus, kaaludes. ja teine variant on see, et sa oled juba jõudnud taas sinna nagu sellise absoluutse täiuseni. sa ei olegi enam nagu inimene, sa juba õljud nagu mingi meeter maast kõrgema kogu aeg ja sa oled kogu aeg nagu täielikus tasakaalus. ja siis ma ütlen niimoodi, et aga vaadake, kumb Mare Pork on, seda mina ei tea. aga sa ikka natuke tegelikult tundsid küll ära kuskile kalduvust. see on kalduvuslik tüpoloogia, ma hoiatan, et siin see kindlasti ei saa siin üldse rääkida sellest, et on puhas puhk või puhas notsu või puhas jänes või no mind kiskus kõvasti Christopheri poole. sellest ma rääkisin. ja siis tunnistan salajana, et tegelikult öeldi. ja nüüd sa pead ütlema, Aira, et tervele Eesti rahvale, kes siin kohal on, et mis see öökull siis tähendab. see on patoloogia. et nad jäeti sellepärast välja, et teised tegelased, nad olid liiga äärmuslikud. aga teate, ma ajab teile praegu pada. ta on täielikku pada praegu, sest et ta ei ole kunagi arvanud, et ta on öökull. aga selles mõttes on õige küll, ma ei usu seda varem.
aga selles mõttes on õige küll, et mingid tegelased jäid raamatust või välja, et Kalupuhhi raamatu tegelased. Nad jäid välja sellepärast, et see nii-öelda minu analüüs, tekstianalüüs ja ekspertgrupp ja kontrollgrupid, et kõik andsid nagu selle signaali, et tegemist on isiksushäirega. Et nad on liiga äärmuslikud ja öökull oli siis üks nendest, kellel on isiksushäire ilmselgelt. See on ka praegu nagu võimendatud loomulikult. Christopherist ma võin seda seda lugege raamatust. Christopher Robini filosoofia, see on juba oma teine teema. Nii, aga nüüd mõelge mulle küsimuseks. Eks? Mõelge, mida te tahate minu käest küsida, aga enne seda ma ikkagi teen ära väikese sellise ma teen tänupausi, reklaamipaus tuleb, ei tule. See on päriselt ka tänupaus, see ei ole mingit reklaami. Kuigi mul see tänamisega on nagu mul on, eks. Nii, igal juhul kõigepealt ma tahan aitäh öelda testlugejatele, kes siis päriselt ka sellesse raamatusse nagu oma panuse andsid, et ma annan teile ka sobib. Oi väga. Aga ma enne loen ette ka, mida Karl kirjutas, no nii, prillid ma jätsin nüüd maha, mitte maha, vaid kotti ma vaatan. Hea raamat ei anna ainult vastuseid, vaid pakub ka raamistikku, mille abil ise paremini mõelda. Nii kirjutas Karl Mutter. No on targa inimese sõnad. Nii, Karl, sinu raamat. Ja Mare kirjutas nii ilusad sõnad. Ma loen selle lõpuosa, sest et see alguse osa on igal pool nende plakatite peal. Aga ma loen lõpuosa. See on nii armas, Mare. Ja. Aira on ise elus hakkama saaja, temaga koos olla on oi kui tore, kokku kirjutatud. Ta oskab olla vajadusel nii terane kui ka leebe õrn. Ja õigemuses. Päriselt. Saad aru, ma lugesin ilma prillideta praegu selle ette, et vanus on tõesti ainult number passis. Nii, Kalev, kas oled siin või? Ei ole? Ma ei ole Kalevit näinud. Jaa, ei ole näinud kahjuks. Ja Triin ei saanud ka kindlasti tulla. Nii, nemad on minu targad testlugejad. Andero Terahan oli ka üks testlugeja. Aga Anderot ma juba tänasin. Aga siis on mul lisaks siin otse loomulikult meepurkideks. Nendele, kes on raamatuga siis nii, et naa lähedas kokkupuutes ja mul ei ole neile raamatut, nii võib mõtet kinkida. Nii, hakkame siis vaatama. Kadri Pank, kas oled Kadri siin või? Jaa, Kadri, oi, meil oli nii tore. Ja ma panin sulle meepotile krepsu peale, aga sa ise ütlesid, et selle krepsu võib panna, eks ju. Aitäh sulle. Ja siis nii, vaatame, mis meepotid mul siin veel on siis. Jaanek, oled sa siin või? Jaanek, oi kui tore, Jaanek, sa oled siin. Aga sinuga on nüüd jama. Sinu meepotid ei ole klepsu peal, sest mina ei teadnud, mis klepsu ma sulle panen, aga ma panen sinna kohe. Ütle, mis klepsu ma panen. Jaanek on selle tohutult ilusa raamatu siis disainer ja küljendaja. Et tema on teinud siis nii Jaanek aga mis klepsu ma panen sulle siia? Puhknotsu jäne siia. Ta küljendas teile raamatu ära, et ta absoluutselt ei tea, et kellest juttu oli, eks. Jänese panen Jaanekile. Nii, jänese saab ka Jaanek kohe. Jänese krepsid täitsa olemas. Ja oi, Jaanek oota, ma ei tohi ilma mikrofonite rääkida. Ma võtan jänese krepsu rohkem kahe poolest. Ma räägin teile veel Jaanek. Jänese kreps peas. Ja mina ikka imetlen Jaaneku kannatust. Te lihtsalt ei kujuta ette. Minul oli nagu mingi visioon, siis ma ütlesin selle kohta ühe sõna ja eeldasin, et Jaanek saab kohe aru, mida ma tahan öelda. Aga lõpuks sai. Aitäh sulle. Jaa. Tiinat ei ole siin. Trükikojaga Tiina ei ole siin.
aga Karen on küll siin. Ja Karen on siis tegelikult kirjastuse projektijuht, kes mulle just ütles, et oi küll sinuga oli kohutavalt raske. Tegelikult ta ei öelnud nii, aga ta mõtles nii. Ja ma olen ka nanopsühholoog, ma loen neid näohetki, neid hetki loen ja oota, sina ei öelnud midagi. See ei ole sinu meepott. Sinu meepott on ka ilma klepsuta. Mis klepsu ma sulle peale panen? Puhna otsi jäne siia. Jänes, saad jänese. Te ikka mõtled neid küsimusele, jah? Karl. See mõtled ikka küsima. Nii, jänes tuleb. Nii. Ja mina ühele inimesele tahan veel aitäh öelda. Ega ma kedagi ära ei uskanud. Nii, mina tahan ühele inimesele veel aitäh öelda. Mis te arvate, kes on see inimene, kui Karl ütleb lilla ja Mare ütleb roosa või vabandust, Karl ütleb roheline, Mare ütleb roosa ja siis teised väga suured reklaamikulud ütlevad ka roheline ja siis ütleb keegi lilla ja siis ma loen kõik hääled kokku, et kas siis raamatul nagu see märk sinna peale läheb lilla või roheline ja siis tuleb täpselt võrdselt. Mis te arvate, kes on see inimene, kes siis lõpuks otsustab, mis värv jääb? Tütar. Sinu lapselaps. Jaa, minu tütar, kellel on, ma arvan, et ainsa inimesena maailmas tõesti pilet, igavene pilet minu isiklikku kindlusesse. Ma pean ütlema, et üks väike tegelane, kes on tema kõrval kusagil, näe seal, üks väike tegelane varsti vahetab ta välja. Et ise ta nagu tõide siia maailma. Nii et vaatame. Tuleb konkurent. Aga nüüd... Nüüd on küll see moment, kui ma hea meelega vastan veel küsimustele, kui teil mõni on mõistlikud kallid kaasvestajad. Ja siis on hea ju ka teie käest küsida, et kas te tahate tarkadelt inimesed midagi küsida? Kuna siin meid paljusi huvitab, mis toimub koolitusturul, siis Aira on läbi aegade kogu aeg hästi müünud vastata. Defineeri hästi või millega võrreldes? Puhtid on kogu aeg täiesti nõudvad seltskond. See on ju tähtis, et koolitusturg ikka kõigitab, aga et siis ikkagi Marile rahutab pead. Ja sinu küsimus on? Et mis sa arvad, et sina koolitajana, millisest isiksuse tüüpi sina seal ees pead vaheldama ja kuidas sina koolitajana oled, mis isiksuse tüüp sinu enda nendest jaotustest? Sa tahad rollitüüpi. Jah, noh, see on mulle nagu väga selles mõttes keeruline küsimus, et ma oma koolitusele alati ütlen, et katsu nüüd mõelda rollist sõltumata, kes sa oled. Et katsu mõelda, et olenemata rollist, igal juhul sa seda oled. Ja selles mõttes on Marel täiesti õigus, et ma olen Eesti turul üle 20 aasta toimetanud ja ma olen seda teinud põhimõtteliselt ainult ühe koolitusprogrammiga. Ehk ainult Karuparpuhhi 4 tüüpi. Küll tõsi, juhtimise kontekstis või müügi kontekstis või siis meeskonnatöö kontekstis, aga põhimõtteliselt on üks ja sama 20 aastat. Aga vastuste küsimusele, et ma arvan, et enamus inimesi tegelikult siin ruumis teab, kes ma inimtüübilt olen ja ma arvan, et ma olen koolitustel täpselt seesama inimtüüp. Nad vahel küll arusaamatul moel pakuvad mulle notsut ja siis mul hakkab pisarad voolama, sest see on nii armas ja ma olen nii kohutavalt liigutatud sellest, et keegi näeb minust notsut.
ja siis nad pärast seda, kui ma olen suhteliselt täpselt pausile nad lasknud ja lõpetan täpselt kell 17:00, siis nad arvavad, et ma olen jänes. aga no jänes ma ka kahjuks ei ole üldse, kuigi noh, jänesed on mu absoluutselt lemmikud. nii et noh, need kaks, kes alles jäävad, et eks nad natuke kombineeruvad, aga ma arvan, et koolitusruumi ees ma ikkagi esindan puhvi ja ma tahaks näha ühte siis noh, ärivaldkonna, kommertsvaldkonna koolitajat, jätame õppejõud kõrvale, kes ei ole puhv. sest noh, sa lihtsalt ei tee seda tööd, kui sinul üldse puhve ei ole. aga see ei ole tegelikult minu päris põhitüüp, aga ta on seal olemas. nii, Karl, mis su küsimus on? väga hea vastus, väga hea vastus, väga hea vastus. juba eelnevalt korrates, aga me tunneme üksteist kaua. ja sind tundes mul on isiklikult tunne, millega ma võin väga eksida, aga sa hakkad alles soojendustessi sellest maha. ehk et alles läheb andmiseks. raamat, mis nüüd toimub? Depressioon tuleb nagu. aga tegelikult, su ambitsioonid hüppe kindlasti siin. mis edasi saab? loomulikult koolitusi teeme edasi, raamat on olemas. tegelikult tahad sa midagi veel teha? ühtepidi ma võiks öelda, et küll mulle meeldiks olla nagu vanepork. et tulen ja räägin ükskõik millisest raamatust ja no nii targalt ja soravalt mõne aasta pärast, aga ma arvan, et ma sinna ei jõua. ma pean sind kahjuks nagu natuke vist kurvastama. Mare õpetas mulle selgeks mitte midagi tegemise kunsti ehk siis mölutamise. ja mulle on hakanud tohutult meeldima see mölutamine. nii et ma arvan, et mulle nagu meeldiks mõõdukalt mölutada. aga see ei tähenda seda, et mul ei, noh, aeg-ajalt ei võiks midagi lahedat teha, näiteks mõne hea siukse kuulsaks saamise kampaania siin on ka sotsiaalmeedias. ja kuulge, kas teil on midagi meie käest küsida? mul oleks küll hea meel, kui sa küsid. kas järgmine raamat on suhete raamat? mul tekkis isiklikult küsimus, et kes mul kodus on? ja ma vastan, ei ole, et kindlasti ei ole, et ma lähisuhete ekspert küll ei ole, ma võin kõike muud olla. aga mis on, väga hea, sa küsisid, mul tuli üks meelde, üks suur jama ja ma parandan selle nüüd kohe siin ära. et kui sa nüüd loed seda raamatut ja hakkad siit otsima, kes sul kodus on, mida noh, kõik hakkavad, esimese asjana hakkavad koolitusel kohe mõtlema, kes mu lähedased on, lähisuhted, nii edasi. ja kui sa siis jõuad raamatu teise poolde, kus tuuakse välja, kes kellega ei sobi, siis palun arvesta sellega, et see osa kehtib ainult tööalaste suhete kohta. ja lähisuhetes vastandid tõmbuvad ja hoopis teised asjad. ja ma olen seda ka natuke nagu uurinud ja mõtisklenud selle üle ja vaadelnud, aga seal on hoopis teised reeglid. nii et kui sa siit raamatust loed, et näed, selle inimtüübiga absoluutselt ma ei sobi, siis palun ära anna lahutust sisse. see ei kehti lähisuhete puhul. nii, kas midagi veel tahate küsida? mina küll küsiks. jaa. kuna mul oli au olla, me arvasime, et 2005 vist sellel koolitusel, kus siis õpetati neid otsuseid, jäneseid ja puhve. ja nüüd sa ütled, et 20 aastat sa oled sellega toimetanud. et mis selle 20 aastaga nende tegelastega muutunud on? Päris palju on muutunud. ma pean tunnistama, et kui ma lugesin seal Hispaanias, kus ma raamatut ei kirjutanud, ühte asja ma ikkagi tegin. ma lugesin eelmise raamatu detailideni läbi ja töötasin materjalid ja Vits Riimani ka uuesti detailideni läbi. seda ma ikka tegin. ja siis ma pean tunnistama, et ma lugesin oma raamatut ja mul ikkagi oli, noh, piinlik ei olnud, aga ma ei olnud nõus endaga. ma ei olnud päris mitmes kohas absoluutselt nõus endaga.
ja nende tegelastega on toimunud see, noh, üks põhiasi on see, et ära otsi, kas sa oled puhknoitsu, jänes või iiah kramplikkult, vaid vaata, kes sinus on, mida see tähendab, kuhu võib-olla sa kaldud mingitel hetkedel, mida sa näed ja märkad enda ümber, et see on üks asi, mis on juhtunud hästi selgelt. Ja oi, mõned avastused, ma toon viimase asja välja, mis on juhtunud. Kirjutasin raamatu valmis. Väga hea asi, mõlemad, kusjuures nii Mare kui Karl, esimene reaktsioon oli neil, kui ma ütlesin, ma kirjutasin raamatu, esimene reaktsioon oli, Aira, sa oled hull peast või? Mõlemad kusjuures. Ja siis ma pean tunnistama, et tõsi ta on, et ei ole üldse hea mõtet raamatut kirjutada. Lihtsalt sellepärast, et nii kui sa raamatu oled valmis kirjutanud, nii sa avastad, et see ei ole päris nii. Kõik asjad ei ole päris nii või avastad midagi uut. Koolitus on vaata hea, sa muudad kogu aeg. Vastavalt sellele, mida sa ise teada saad, mida sa elus näed ja märkad, aga raamatut sa ju ei muuda. Et õnneks ma veel ei ole ühtegi totaalselt viga leidnud, aga üks asi, üks hästi suur avastus tuli minu juurde hiljuti või juhuslikult täiesti ja väike repliik. Ja repliik on siis selline, et ei ole hullemat asja maailmas kui depressioonis puhu. Ja kuule, see on täitsa õige jutt. Päriselt ka. Sest vaata, iiah on kogu aeg natuke nagu depressiooni seisundis. Tal on nagu, ja ta on natuke ka ükskõikne, eks ju. Noitsu nagu nii kogeb seda ärevust pidevalt. Nad on harjunud sellega, noh. Nad on harjunud sellega, eks. Ja jänes, noh, tema võtab tableti sisse või läheb, paneb mareporgi juurde aja kinni ja asi saab korda, on ju. Aga puh, kes on loomupäraselt ikkagi selline, kes nagu, noh, ta on elurõõmu täis ja kujutad see ette ühel hetkel äkki kaob see ära. Mitte ükski teine nendest inimtüüpidest ei ole tõenäoliselt nii suure jama selles. Vene keeles on selline mõttetera, et vanaema tahab kedagi päriselt karistada, siis ta laseb tal kogu aeg minna väga hästi. Ja siis ta laseb ükskord minna halvasti ja siis ta ei ole mitte üldse valmistunud sellest, tal ei ole mingit vastupidavust ega mingit, et need kannatuste kaudu saadud vastupidavused siiski on vajalikud, nii et see on väga oluline. Ja see oli üks väga huvitav aastat. Ma ütlen ka, kes selle ütleb mulle või? Ta naeratab, nii et järelikult võin öelda. Selle lause ütles minu tark tütar. Aga mul on endal üks küsimus ka veel, natuke klišeelik küll, aga minu enda jaoks nagu siis, kui ma veel inimesi juhtisin, kuidagi tekkis mingis ajastus siis inimesi, kes olid juba minus rohkem kui 15 aastat noorem. Minu maailmatunnetus on selline, et ma nii-öelda pluss, miinus 15 aastat endast nooremaid või vanemaid enam tunnetan, sealt edasi läheb keeruliseks. Ja kui nüüd vaadata seda ikka ajastu muutust, me väga põgusalt siin enne ka lobisesime rääkisime, et narratiiv on asendunud lühikeste sõnumistega ja nii edasi, siis täiesti jahmatav oli see nii-öelda uue põlvkonna meeletu avatus sellele, et Karl, ma soovin saada tagasisidet iga päev. Ja siis ma saan aru, et nad ei taha tagasisidet iga päev. Nad tahavad iga päev seda, et ma ütlen neile, et nad on tugev. Eks ole? Ehk et nüüd nii-öelda, kuidas see põlvkondade muutus hakkab kajastuma ka? Põlvkondad, vaata, see on sama asi nagu, et koolitusel küsitakse ka, kas on erinevad rahvused, et noh, kuskil on puhka rohkem ja kuskil on vähem, et eestlaste hulgas ei ole puhka nii palju ja itaallased või hispaanlased või puhhi. No ei ole tegelikult nii. Erinevus seisneb selles, et Hispaania puhk ja Eesti puhk on erinevad. Ja isegi Soome iia ja Eesti iia on tiba erinevad. Et nad on ikka need samad inimtüübid ja selle noorema põlvkonnaga on nagu sama lugu. Nad on, noh, tegelikult inimtüübid on seal ikka samasugused, et seal on, kuna kogu see vundament baseerub selles, et inimene sünnib teatud geenidega ja me täna teame, et arvestatav osa siis isiksusomadusest on geneetilise päritoluga.
küll mitte kõik, aga ikkagi arvestatav osa. Eesti teadlased arvavad, et kuskil 40, tegelikult on ka uuringud, kus või noh, arvamusi kuskil 70. Väga suur osa. Nii, nüüd ta sünnib teatud geneetilise pagasiga siia maailma ja nüüd tuleb see vits või viiman mängu, kes toob sinna peale selle uskumuste tasandi, mis kujundatakse välja varajases lapsepõlves. Ja see keskkond hakkab mängima, et nüüd tulevad isiksusomadused pluss keskkond. Ja nüüd hakkavad sinna peale tulema veel kihid. Et üks kiht on kindlasti emotsionaalne intelligentsus või üldse intelligentsus. Et ütleme siis prekonventsionaalne ja postkonventsionaalne arengutase. Näiteks ühe liiakile annab meile hästi erineva tüübi tegelikult. See tuleb mängu. Puht see eneseaktualiseerimise võime. Siis tulevad mängu sinna loomulikud situatsioonid. Ehk siis ühes erinevas situatsioonis võib üks inimtüüp ikkagi väga erinevad kaardid välja käia, ütlen siis nii. Nii et ja nüüd on see hea koht, kus kaardiga just enne rääkisime, et mul läks nüüd küsimus meelest ära. Kas üldse oli küsimus, või ma hakkasin lihtsalt rääkima? Ja sa küsisid ka seda, ikka tuleb meelde. Et sa küsisite, kas nagu nooremad põlvkonnad võivad olla mingid erinevused selle, ma arvan, et ei ole. Lihtsalt need väljenduvad, need puhkid jänesed liiad väljenduvad erinevalt võrreldes siis näiteks minu põlvkonnaga. Aga mina tahan kindlasti öelda, et selles raamatus on Aira elutarkus, mis on tehtud koos teistega kogemuslikku. See on kõik need erinevad teooriad kokku, aga ta annab elutarkuse kvaliteedi. Ja siis ma arvan, et tal on selles mõttes üle, ei ole ainult selle perioodi ajaloo, vaid just selle tõttu, et kuulge, me ju vaatame Vana-Kreeka müütide järgi, vaatame senimaailma, nii et samamoodi need Vilne autori tüübid ka elavad koos selle Fritz Friemaniga, nii et ma arvan, et sellel on üleajaline tähendus. Ja ma arvan ka, ja Aira elutarkus koos teiste juhtide ja SVB. Sest juhtid on ikkagi eelmise sajandi 30-ndatest nagu loodud ja siiamaani püsivad ja me saame analüüsida. Üks küsimus oli veel, käsi tõusis siit, jaa. See oli juba nii ammu, et mul oli lihtsalt enne selle, kui te rääkisite sellest eraelust, et ei tohi neid lahkumisi sealt teha ja siis Mare, sinuga ma olen ühe korra elus kohtunud, umbes 25-30 aastat tagasi, sa ütlesid mulle meie lahku. Ja see ei olnud päris niimoodi, see oli pikem diskussioon, aga see sõnum oli see lihtsalt nii kõnetas praegu. Aga küsimus on ka, et... Ma pean ennast kaitsma, psühholoogid ei tohi iialgi anda sellist nõu välja, juhul kui on vägivaldne. Ai! See oli lihtsalt, see oli väga... Oota küsimus huviga. Ei, seda kindlasti mitte, see oli väga äge, see pikem diskussioon oli see. Aga küsimus on see, et kui võetud tänapäeva juhtimise organisatsioonikultuuri, et tegelikult see küsimus teeb kõigile. Et kas selline nii-öelda nagu kui juhi roll või juhi töö on ehitada üles head, ma ei tea, läbipaistvad vahetut organisatsioonikultuuri, kas see on ühe juhi jaoks finišijoon, kui see on loodud, või on see startpauk? Ma võin alustada siis omalt poolt, eks ole, et mina, aga see on üks isiklik lugu, et mina sain ülesande üles ehitada selline organisatsioon, et kui sa valmis, siis mind enam vaja ei ole. Mis kõlas nagu väga üllas ja paraku materialiseerus ka reaalselt. Et sinu jaoks oli see finiš? No mina arvan, et kui juht koos oma meeskonnaga on näinud vaeva ja valinud inimesi ja juhendanud ja mentoreerinud ja superviseerinud, et siis ta võiks seal lihtsalt pärast niisama iluleda. Kas see või siis olla seal, kui kõik on valmis ja natuke ja ma arvan muuseas, et juht võib olla ka konsultandi rollis ühel hetkel. No mina ütlen nii, et ma ei mõtle ette, et mingisugune organisatsiooni kultuur saab kunagi valmis või organisatsioon saab kunagi valmis, sest mulle nagu endale tundub, et erinev aeg vajab erinevat organisatsiooni kultuuri ja ta vajab ka organisatsiooni erinevaid inimesi. Ja juht peaks olema nii nagu arukas, et ta selle muutusega õigel hetkel teeb, sageli ise lahkudes. Ja see on nagu normaalne areng. Ma ei kujuta ette,
et noh, vaata, valmis saab midagi, millel on katus peal. aga kui on katus peal, siis peab see juht kohe lahkuma. kuulge, aga nüüd on, kuna ma siin deklareerisin, et ma lõpetan alati täpselt ja nüüd on 33 minutit, et 3 minutit oleme üle näinud tervet, eks. et mina nüüd tõmban otsad kokku, ma olen neid ka üksjagu arutanud ja südamest tänulik teile mõlemale toe, abi ja muidugi nende ilusate sõnade eest. ja teile ma tahan siis öelda, et loomulikult ma annan sulle hea meelega sinu raamatusse autogrammi või pühenduse või mis iganes, kas sa võtsid selle kaasa või võtnud, saab ka osta. ma igaks juhuks ütlen, et kui sa siit võtad ühe raamatu, et siis mine kassast ka läbi, muidu pärast esitatakse kullaarve. nii et meil läks hästi. meil läks hästi? kas meil läks hästi? meil läks kõik väga hästi. meil oli korras oleks teine. veel ühe järgmise väga hea raamatu reklaamiks. nimelt Äripäev annab kohe varsti välja Manfred Kesterviisi raamatu Trump in Mirrorland. Trump. ja ma ütlen ühe lause ainult, et seal kogu aeg, kui on olnud Ameerika presidendi teine valitsemisaeg, siis inimesed küsivad, kuidas see on võimalik ja selles raamatus on väga korralikud vastused. ja minu raamatus on sellele raamatule viide ka. ja et kui meelest ära läheb, siis saab sinna üle vaadata, et mis raamat see õigupoolest oli, millest ma rääkisin. ütleks võistlemiseks, kes viimased saab ütelda. mina lihtsalt reklaamin lehel ütlen, et nüüd on marss sinna leti äärde ja soetame kõik selle raamatu.